Tere hommikust! Tere hommikust, hea müügirahvas! Oma selle aasta viimased müügiminutid teen ma siit küll väga erilisest kohast ja see on vist tõesti väga hästi valitud koht. Nimelt teen ma seda Praha Raekoja platsilt ja astronoomilise kella alt, mis jääb mu selja taha, mis on minuteid lugenud juba 600 aastat. Ja kas minutid ei olegi mitte need, mida ma teie päevast olen palunud ja iga osa minu müügiminutitest on tavapäraselt kuskil 6-7 või 8 minutit teie päevast. Ma lihtsalt tahtsin teid tänada selle eest, et te olete võtnud aja ja vaadanud neid mu müügiminuteid ja loodetavasti leidnud sealt ka midagi kasulikku enda jaoks või vähemasti mõne hetke ära tundnud, mida mina olen oma elus ära tundnud. Mis ma veel tahan öelda? Ma tahan veel öelda, et viimased 2 nädalat ehk siis 51. ja 52. nädal on ideaalne kokkuvõtete tegemise aeg. Ja mida ma mõtlen kokkuvõtete all, et me kindlasti oleme teinud kõik valesid otsuseid. Mina olen teinud aastal 2017 kindlasti palju valesid otsuseid. Teie kindlasti ka. Aga teate, need valed otsused jäävad minevikku ja mis vahet sellel enam on, kui nad on tehtud või tegemata, et need asjad on olnud. Täna tuleks vaadata selle peale, millised on järgmised otsused, mis hakkavad tulevikku mõjutama. Ja mida ma veel siiralt soovitan? Ma soovitan mõelda selle peale, et kui te vaatate 2017 aasta kalendrit, nii nagu minagi tegin, ja vaatate, kellega teil kuu kaupa olid kohtumised, millised juhtumised, millised seiklused, siis tasuks otsida üles need inimesed, kes on teid kuhugi järgmisele kontaktile aidanud ja neid selle eest tänanud, sest minu elus on selle aasta jooksul olnud küll päris mitu sellist inimest, kes on tõsiselt kaasa aidanud ja viib mind kokku inimestega, keda ma peaksin oma elus tundma, selleks, et teha oma elus järgmine arengufaas või arengusamm. Ja see 2017 aasta on olnud põhimõtteliselt üliäge arenguaasta. Seega, kui sa mõtled oma aastale tagasi, siis mõtle selle peale, keda sa veel ei tundnud, kellega sa said tuttavaks, kes aitas sul saavutada mingi järgmise arenguetapi ja täna seda inimest just, kes viis sind selle inimesega kokku. Aga mis mul muud jääb teile veel soovida? Taga on äge jõulukuusk. Raekoja plats kogub hoogu, jõuluturg hakkab kohe varsti jälle pihta ja varsti on siin nii kärarohke, et siin ei saa isegi rääkida. Soovin sulle südamest üliägedat aasta lõppu, rahulikku jõuluaega ja me kindlasti kohtume sinuga taas jaanuaris. Seniks aga uute nägemisteni ja ära unusta head teenindust ja head müüki. Ciao!